Tervist, mu armsad daamid, me pole ammu kohtunud, aga täna on mul teile uus uudis. Me hakkame paigaldama Woldic rulood ehk siis sellist rulood, mida saab nii alla kui üles vedida. Ja mina olen ostnud need lihtsalt Ikeast, 22 eurot vist maksis tükk ja tööriistu väga vaja ei ole. Rauasaag on see asi, minge vaadake garaažist, kas teie mehel on, ilmselt on. Ja mina kasutan ka akutrelli, sellepärast et mina lasen need nii-öelda raamid aknalaua külge või akna külge kinni. Et siis pakendis on teil nagu ikka manuaal. See on ruloo ja see on selline ruloo, mida saab siis lõigata endale sobivasse suurusesse. Ja kaasas on ka karbike tarvikutega. Siin on kaasas selline abiriist, mis kinnitatakse kindlale pinnale ja sellega on väga hea siin vahel teha lõikeid. Vot ühe õppetunni mina esimese rulooga sain. Kui te arvate, et te mõõdate ära oma akna ja siis lõikate selle õigesse suurusesse, siis teate, see päris nii ei ole. Lõikasime õigesse suurusesse ja selgus, et tegelikult peab nende joonte järgi, sest hiljem, kui te panete siia selle nagu traadi sisse, mis seda hoiab, siis need peavad olema nende aukude järgi. Ehk et mul nüüd nendel akendel on ta võiks mõnest servast olla millimeetri jagu, võib-olla rohkem, aga ei saa, tuleb lõigata, vot nende joonte järgi tuleb lõigata. Ja siin manuaalis on siis ka mõõdud ilusti olemas, mitu millimeetrit see teie aken on ja siis millise numbri vaheni tuleb lõigata. Ja nendel metallribadel on ka täpselt need samad numbrid ja mõõdud peal ja nüüd panen täpselt sellesse hoidikusse rauasaega ja saen lihtsalt number 3 juurest lühemaks. See on minu mõõt. Ja nüüd selle paberosa lõikamine. Ja nagu te näete, nende numbrite järgi tegelikult saab ka nii kitsale aknale saab seda Woldic rulood panna. Ja Woldicu osas on seal küll kirjas, et võiks olla vaibanoaga seda lõigata, aga minul sellist head teravat nuga ei ole ja ma teen seda rauasaega. Ja siin on selline hoidik, mis on väga hea abimees, ta hoiab seda paberit täiesti paigal, et see lõikejoon jääks sirge. Ja samuti tuleb mõõtu lõigata need vardad siis, mis on teie akna kõrgus. Nüüd on meil kõik jupid õigetes mõõtudes ja hakkame rulood kokku panema. Kõigepealt paneme siis need liigutamise vidinad. 2 tükki läheb üles ja 2 tükki läheb alla. Ja olemegi peaaegu valmis. Need on nüüd kokku pandud ja jäänud on veel need vardad. Ja neid on väga lihtne. Siin on üks nõks. Vajutad siit otsast selle alla ja siis ta läheb läbi selle paberiosa. Siin otsas on ka üks klõps, mis tuleb alla vajutada ja varras tuleb ilusti siit läbi. Ja nüüd oleme nii kaugel, et meil on siis selline vidin ja mina puurin siia väikese augu ning lasen selle kruviga aknaraami külge. Ja ega rohkem polegi, paneme lihtsalt ette. Komplektis on kaasas ka üks selline võti, see on selle jaoks, et need väikesed kruvid siis, et need saaks siia kinnitatud.